tulemast tagasi Vesipappi estantsiasse. Tänane video on taimede kaitsmisest. Millised on vaarikate kahjurid, kuidas neid tõrjuda, milliseid meetodeid kasutatakse, mida tuleks vältida, millised on ohud ning mida ütleb seadus taimekaitsevahendite kohta. Teie hoole ja armastusega kasvatatud vaarikatele ihuvad paljud hammast. Vaarikate seenhaigusi teatakse 22 liiki, bakterihaigusi 4 liiki, viirushaigusi 6 liiki, vaarikaid kahjustavaid mardikalisi on 6 liiki, liplikalisi 2, kiletiivalisi 10, kahetiivalisi 4, sarnastiivalisi 2 ning lestalisi 3 liiki. Lisaks võivad närilised juuri närida, rästad marju süüa ning metskitsed ja jänesed istanduses taimi söömas käia. Kui palju erinevad kahjurid vaarikatele kahju võivad teha, ei oska ma öelda, kuid leidsin andmed õunapuude kohta. Kui jätta õunapuud kaitsmata, hävib 35% saagist, 20% õuntest saab nii palju kahjustada, et kõlbab vaid moosiks või mahlaks ning kõigest 45% on nõnda kvaliteetne, et sobib lauaõuntena müüa. Mõelge, kui palju vaeva, aega ning raha on kulutatud istanduse rajamise ning hooldamise peale. Ja kogu see vaev on olnud asjatu, kui te ei kaitse oma taimi kahjurite eest. Haiguste ravimise ning kahjurite vältimise asemel on hoopis lihtsam neid probleeme ennetada. Terved ja tugevad taimed ei ole nõnda vastuvõtlikud haigustele, seepärast väetage, kastke ja hooldage neid korralikult, et nad suudaksid kahjuritele vastu panna. Lõigake vanad vilja kandnud varred ära ja põletage need. Istikute ostmisel jälgige, et need poleks nakatunud. Eelistage sorte, mis on haigustele vastupidavamad. Näiteks arenenud maailmas on juba olemas geneetiliselt modifitseeritud vaarikad, mille genoomi on viidud Bacillus thuringensise geenid parasporaalkristalli valmistamiseks. Kui sellist taime hakkab mõni kahjur sööma, muutub parasporaalkristall putuka seedeensüümide toimel mürgiks. See on väga spetsiifiline. Ainult kindlate putukate sisikonnas toimub 3-etaapiline protsess, mille tulemusena tekib mürk. Kõik teised elusolendid on väljaspool ohtu. Kahjuks on Euroopa Liit tagurlik organisatsioon ning GMO on siin keelatud. Suuremate kahjurite vastu aitab aia ehitamine. Paarimeetrine traataed peab kinni nii jänesed, metskitsed kui ka inimesed. Paraku ei pea see kinni linde, närilisi, putukaid, seeni ega baktereid. Kahjurid, kes on juba istanduse sisse tunginud, tuleb lihtsalt ära tappa. Kõlagu see nii halvasti kui tahes. Putukad ja nende vastsed saab küll käsitsi kokku korjata, kuid see on üks tühi töö. Hoopis tõhusam on mulla kobestamine enne talve, et sinna talvitama kogunenud kahjurid ära hävitada. Samuti saab jooksvalt välja lõigata haigestunud taimed ning ära põletada koos kahjuritega. Suuremate lindude ja loomade puhul tuleb jälgida, et nad ei oleks looduskaitse all ega jahiulukite nimekirjas. Panen video kirjeldusse lingi jahiulukite ja kaitsealuste liikide nimekirjade kohta. Kõik liigid, kes neist nimekirjadest puuduvad, võib rahuliku südamega oma istandusest likvideerida. Mingi hetk jõuate tõdemuseni, et kahjurite füüsiline hävitamine võtab kaua aega ning on üsna ebameeldiv. Hoopis mugavam oleks see kellelegi teisele delegeerida. Lõppude lõpuks on vaarika kahjurtel oma kiskjad, parasiidid ja haigused, kelle saaks oma huvides tööle panna. Näiteks lepatriinud, jooksiklased, vapsikud ja teised röövputukad söövad meelsasti kahjurputukaid. Vaablased võivad parasiteerida röövikutel. Siilid ja konnad söövad tigusid. Röövlinnud peavad närilisel jahti. Tavaliselt ei saa talunik oma liitlaste heaks midagi enamat teha, kui et ei häiri neid. Mõningal juhul võib ehitada pesitsuskohti, et kasulikke liike ligi meelitada. Aga on võimalik osta röövputukaid, näiteks lepatriinusid, kiilassilmasid, röövlestasid ja röövlutikaid. Avamaal on nende kasutamise tõhusus küll küsitav, aga kui vaarikad kasvavad kiletunnelides, siis miks mitte proovida. Bioloogilise tõrje probleem on selles, et nõndanimetatud töötajaid on raske sundida ainult vaarikate huvides käituma. Näiteks võivad kahjulikke putukaid hävitavad herilised ka vaarika marju süüa.
ning närilisi püüdvale hiireviule on keeruline selgitada, et ta jätaks söömata karihiired, kes toituvad kahjurputukatest. Lisaks ei aita bioloogiline tõrje seente ning bakterite põhjustatud haiguste vastu. Seega tuleb avada Pandora laegas. Mürgitamine. See on see koht, kus paljudel lõpeb mõistus ja algavad foobiad. Kuni selline välja, et tahetakse keelustada divesinikoksiidi kasutamine. Mõnes mõttes on see hirm arusaadav, kuna eelmisel sajandil kasutati kahjurite tõrjeks tinaarsenaati, vasevitrioli, väävlisuitsu, DDT-d ja teisi mürkaineid, mis üledoosi korral võisid kahjustada nii taimi kui ka tarbijaid. Aga praegu elame 21. sajandil ning taimekaitsevahendid on tunduvalt spetsiifilisemaks tehtud. Insektsiid tapab putukaid, fungitsiid mõjub seentele, herbitsiid hävitab taimi. Lisaks on tänapäeva taimekaitsevahendide eluiga suhteliselt lühike, nii et pole vaja karta, et need keskkonda reostama jääks. Selliseid vahendeid, mis kõike valimatult likvideerivad ning igaveseks kestma jäävad, enam müüki ei lasta. Kui kahtlete, siis võtke ette mõne taimekaitsevahendi ohutuskaart ja vaadake, kui palju erinevaid ohutuskatseid on tehtud, et saada müügiluba. Rotid, küülikud, kalad, linnud, tolmeldajad, vesikirbud, vetikad, bakterid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, ärge kartke keemilisi tõrjevahendeid. Mõned inimesed siiski eelistavad vanamoodsaid lahendusi ning soovivad looduslikke tõrjevahendeid. Põhimõtteliselt on see võimalik, kuna taimed toodavad enesekaitseks mitmeid mürke. Näiteks vanasti kasvatati kanepit teiste taimede vahel, et selle vänge lõhn putukaid eemale peletaks. Kuid tänapäeval võib sellest vangi minna. Ka sookailu leotisega saaks taimi pritsida, ainuke mure, et kust neid sookailusid sellisel hulgal korjata. Aga looduslike tõrjevahendite puhul tuleb arvestada, et mõned neist võivad olla hoopis ohtlikumad kui keemilised. Võtame näiteks tubakaleotise. Nikotiini surmav doos on 1 milligramm kilogrammi kehamassi kohta. Seevastu tau fluvalinaadi surmav doos on 280 milligrammi kilogrammi kehamassi kohta. See tähendab, et pritsides looduslikku tubakalahust võib 80 kilogrammini inimene surra, kui neelab kogemata alla 0,08 grammi nikotiini. Pritsides aga tau fluvalinaati peaks sisse sööma 22,4 grammi toimeainet. 0,08 grammi versus 22,4 grammi. Kumb siis ohtlikum on? Looduslik või keemiline putukamürk. Kui jutt juba ohutuse peale läks, siis võtke omale aega kasutusjuhendiga tutvumiseks. See ei ole formaalsus, vaid hädavajadus. Kui kästakse, siis kandke prille, kaitsemaski, kindaid, eraldi riideid. Ärge pihustage taimekaitsevahendeid vastu tuult. Vältige veekogude reostamist. Töötage siis, kui pole karta, et tolmeldajad võiksid viga saada. Pärast töötamist peske töövahendid ja ennast hoolega puhtaks. Ning otse loomulikult, ärge sööge, jooge ega isegi mitte suitsetage töötamise ajal. Eestis nõutakse, et paremate kemikaalide ostmiseks ning kasutamiseks tuleb läbida taimekaitsekoolitus. See võtab ligikaudu 3 päeva ning maksab 180 eurot. Taimekaitsetunnistus kehtib 5 aastat, siis tuleb uus eksam sooritada. Video kirjelduses on link taimekaitseseadusele. Väiketootjale on see muidugi tülikas, järjekordne aja ning raha röövel. Aga õnneks on mõned vahendid endiselt käsimüügis. Isegi taimekaitsetunnistust vajavaid vahendeid on võimalik paari grammi kaupa seaduslikult osta. Ja kui seadused teile väga korda ei lähe, siis tuleb leida mõni taimekaitsetunnistuse omanik ning paluda, et ta teile väikese teene teeks. Teate ju küll, mida vene ajal öeldi. Nõukogude seaduste karmust leevendab nende mittetäitmine. Või nagu üks Rooma filosoof nentis, mida lähemale impeeriumi lõpule, seda lollakamad seadused. Oletame, et teil on nüüd keemiline või looduslik tõrjevahend olemas. Millal siis pritsida? Vaarikaid pritsitakse 3 korda aastas. Kindlat kuupäevi ei ole võimalik öelda, sest aastad pole vennad. Õige aeg sõltub taimede kasvust. Esimest korda pritsitakse taimi siis, kui pungad pole veel puhkenud. Fungitsiidist ning insektsiidist tehakse segu, millega piserdatakse nii taimi kui ka maapinda. Sellega hävitatakse talvituvad kahjurid.
Teist korda pritsitakse enne õiepungade puhkemist. Taas kasutatakse insektsiidi ja fungitsiidi segu. Jälgige tähelepanelikult, kui pikk on putukamürgi eluiga. Seda nimetatakse kasutusjuhendites ooteajaks. Ooteaeg võiks olla nii lühike, et õite puhkemise ajaks oleks mürk kadunud. Siis pole hirmu, et tolmeldajad viga saaks. Kolmandat korda pritsitakse vaarikaid pärast saagi koristamist fungitsiidiga, et seenhaigusi maha suruda. Ongi kõik. Kas panite tähele, et marju ei pritsita? Seega pole ohtu, et tarbija kogemata putukamürki sisse sööks. Vaarikad on maitsvad taimed. Paljud arvavad nõnda. Vaarikamardikas, vaarikanõvakoid, vaarikavarrekärbsed, vaarikapahksääsed ja nii edasi. Aga need on sellised kliendid, kes ei taha maksta ja veelgi hullem, ostuvõimelised kliendid ei taha teiste näritud marju, vaid ainult kõige puhtamaid, paremaid ja maitsvamaid. Aga selliste saamiseks tuleb kasutada taimekaitsevahendeid. Pühitsetud vesi, kuufaasid, Coca-Cola, pendliga võngutamine ega tšakrate avamine ei aita. Selles videos rääkisin taimekaitse üldistest põhimõtetest. Konkreetsete vahendite puhul peate lähtuma tootja kasutusjuhendist. Lähtuge põhimõttest, et nii palju kui vajalik ning nii vähe kui võimalik. Ilusaid saake teile. Kohtumiseni järgmises videos.